olen nende kuupäevade peale nüüd mõelnud ja ma tahaksin surra hingedepäeval, 2. novembril. Ma pigistasin silmad kinni, et hoida tagasi pisaraid, kui ema seda ütles. See hingedepäev, millest ta rääkis, oli täna aasta tagasi. Jah, selleks hetkeks oli meil olnud aega 2,5 aastat, et leppida sellega, et ema pöördumatu haigus, Parkinsoni tõbi, murrab teda suurel kiirusel. Meil oli olnud ka 2 aastat aega, et leppida sellega, et ema tahab lahkuda ise, assisteeritud enesetapuga Šveitsis, enne kui tema keha Parkinsoni käes lõplikult närbub. Maailmas on 10 riiki, kus assisteeritud lahkumine on seadusega lubatud. Suurem osa neist Euroopas. Eesti nende seas veel ei ole. Šveitsi on ainus riik, kes seadusega lubab assisteeritud lahkumist välisriigi kodanikele. Siiski sel hetkel, kui ema nendest kuupäevadest rääkima hakkas, oli nii pööraselt valus kuulata teda rääkimas ja planeerimas oma surma, nagu räägiksime järgmisest jõuluõhtust perega. See oli kõige valusam keel, mida ma olen armastuses pidanud õppima. Aga ma olin lubanud teda selles protsessis aidata ja teadsin, et ma pean selle juures olema tugev, sest see oli tema soov lõpetada tema pöördumatud piinarikkad kannatused. Ma neelasin kurgus olevad pisarad ja lubasin emale, et hakkan koju jõudes lennupiletid vaatama. Kuigi võib tunduda, et assisteeritud lahkumine on allaandmine, siis minu ema oli kõike muud kui allaandja. Ta oli üks suurimaid elujaatajaid, kes oli alati valmis võitlema asjades, millesse ta uskus ja tegema seda naeratava kergusega. Mul ei lähe kunagi meelest, kui minu ja venna algkooli aastatel ema põrnitses meie üüratult raskeid ranitsaid ja otsustas koguda sadu ja sadu allkirju lapsevanematelt ja saata proportsionaalselt kehakaaluga sama rasked seljakotid kive täis president Merile ja peaminister Mart Laarile. President Meri vastas ema leekirjaga, kas tõesti on laste ranitsad nii rasked? Suurem osa emasid oleks kohvinurgas kurtnud sõbrannale laste raske saatuse üle, aga meie ema aitas välja võidelda seaduse muudatuse, mis pani piirangu ranitsa raskusele kogu riigis. Või kui olin 15-aastane ja hakkasin kahtlema, kas ma ikka julgen vanema õega minna pöidla küüdiga mööda Euroopat reisima, jagasin mure emaga, ta vaatas mulle otsa ja ütles, kui sa ei lähe, lähen ise. Selle sama julgusega aitas ema ette valmistada tervet põlvkonda naisi tulema riigi juhtimise juurde meestega võrdselt. Tema seminaridelt ja koolitustelt on läbi käinud paljud tänased Eesti naistipoliitikud. Ja see sama julgus aitas emal tema enda elu raskemal hetkel valida oma väärikuse ja oma raja. Minult on palju küsitud, kuidas sa suutsid oma emal aidata planeerida tema surma. Aus vastus on, et ega ma esialgu ei suutnudki. 2021. aasta sügisel, mõni kuu peale diagnoosi saamist, kutsus ema meid õe-vennaga kokku, et teatada oma otsusest lahkuda assisteeritult. Ma ei teadnud, kas ma olen rohkem kurb või vihane. Mul ei mahtunud pähe, kuidas minu lihane ema, kelle töö on mind hoida, mind kaitsta, on otsustanud mind jätta. Mina ju tahan, et ta on olemas, siis kui mul on teda vaja, kuidas ta saab valida minu juurest lahkumise? Aga mida enam ma nägin oma ema haiguse käes närbumas, seda selgemaks sai, kuidas tema tarkus teda selle otsuseni viis. Ja sellega võitlemine oleks tema kannatusi vaid suurendanud. Me tihtipeale räägime elueast, aga peaksime rääkima terviseeast. See elu, mida minu ema elas oma närbuvas kehas, ei olnud tema jaoks enam elamist väärt. Lihtsas keeles, kuidas Parkinson toimib, dopamiini tootvad rakud tema ajus hakkasid surema, käsk lihastele ei jõudnud enam kohale, mõistus oli selge, aga keha närbus nagu kuivanud lill. Selleks hetkeks oli ema ka juba voodihaige. Mitme lihasnõrkuse tagajärjel kukkudes oli katki ka tema vaagnaluu ja iga liigutus oli piinarikkalt valus.
Ja kui lihaseid ei saa enam kontrollida, tekib ka soolte pidamatus. Kas kujutad ette neid lõputult pikki öid, kui lamad valudes omaenda roojas, lootes, et keegi tuleb sulle appi? Meie ema tervisega oli lõppenud ja ta oli otsustanud lahkuda oma väärikusega. Teadmine, et ta leiab oma rahu ja tema kannatused lõppevad, andis mulle jõu vedada seda elu raskemat projekti. Ja raske oli ta igas mõttes. Kuigi Šveitsi lubab assisteeritud lahkumist seadusega välisriigi kodanikele, siis see protsess on väga pikk ja kallis. Osad Eesti ametnikud ja arstid keeldusid meid aitamast, kui kuulsid, miks ühte või teist dokumenti vaja on. Mäletan ka, et ühte ja sama dokumenti pidime kulleriga Šveitsi saatma 5 erineval korral. Täna saan muidugi aru, et kogu see kadalipp, mida Šveitsi meid läbi tegema pani, oli tarvis selleks, et keegi ei saaks seda teekonda võtta ette lihtsalt sellepärast, et ta on paha tuju. Vaatamata takistustele saime dokumendid korda ja jäi vaid see viimane kohtumine arstiga, mis toimub juba selle viimase reisi ajal, kus tegelikult antakse lõplik roheline tuli. Eelmise aasta suvel jäigi emal otsustada selle viimase reisi aeg. Ta valis hingedepäeva. Läksin koju lennupiletid vaatama. Kuna Tallinn-Zürichi otselennud hingedepäeva paik olid väga vara hommikul kell 6, mis oleks emale olnud liiga raske, siis lendasime 6. novembril. Ema oli väga mures, kuidas ta selle reisiga hakkama saab. Tema põis ja sooled ei allunud enam kontrollile ja vahest ei olnud abi ka nendest mähkmetest, mida ta oli juba üle 2 aasta harjunud kandma. Aga õnneks läks reis hästi. Ja Zürichi lennujaamas ootas meid ratastooli sõbralik auto, mis viis otse Dignitase kliiniku kõrval asuvasse hotelli, kus toimuski ema viimane kohtumine arstiga, mis pidi siis andma sellel lõpliku rohelise tule. Kuni selle hetkeni sa tegelikult ei tea, kas see toimub või mitte. Ühtepidi on hirm, et see juhtub ja teistpidi on hirm, et see ei juhtu. Emale oleks see olnud väga-väga raske. Ema ulatas arstile oma passi, arst vaatas seda passi ja muigas, öeldes juba 2. Eesti pass nädala jooksul. Meie ema inglise keel ei olnud just sorav, aga ta vastas kõikidele küsimustele ja kinnitas oma soovi. Kuna assisteeritud lahkumise puhul peab patsient ise suutma ära juua ravimi, siis palus arst seda demonstreerida veega. Parkinsoni haigel on see päris raske, nii kätevärina kui ka raskendatud neelamise tõttu. Aga nagu selgus, ema oli seda iga päev harjutanud ja sai sellega ilusasti hakkama. Arst lõpetas kohtumise sõnadega, protseduur on homme, 7. novembril kell 10 hommikul. See võttis meid täiesti tummaks. Me olime lootnud, et meil on mõni päev temaga veel, mõni tundgi. Aga kell oli 6 õhtul ja oli alanud meie viimane õhtu emaga. Me rullisime ta ratastooliga alla hotelli restorani, avasime tema lemmik Ripasso veini, rääkisime lugusid, kuulasime lugusid. Ema ütles õhtu lõpuks, et ta ei mäleta, millal ta viimati nii palju naeris. See oli tõeliselt ilus õhtu. Hiljem hotellitoas enne magaminekut mängisime emale lugusid, mis meile teda meenutasid ja rüüpasime šampanjat. Ema ütles, et kui me tema järgi igatseme, vaadakume pilvepiirile, äkki on seal kass. Ta armastas väga kasse. Hollywoodi filmis oleks sellise ilusa õhtu järel olnud rahulik öö, aga paraku elu ei ole Hollywoodi film. Emal oli väga raske valudes, magamata öö, mis tuletas meile kõigile meelde, miks ta selle tee oli valinud. Hommikul 8:30 hommikusöögi lauas helistas arst veel emale WhatsAppi kaudu viimast korda, et küsida, kas sa oled ümber mõelnud. Ema kinnitas, et ei ole. Arst lõpetas kõne sõnadega, hea tund, Astrid. Sel hetkel ei suutnud ma enam pisaraid tagasi hoida. Ema patsutas mu käsi, püükisin need pisarad ja me siis läksime jälle edasi. Kella 10 paiku rullisime ta ratastooliga liftiga alla
kliiniku poole ja meiega samas liftis sõitis Itaalia vanahärra 2 tütrega samas suunas. 2 perekonda, 2 eluteed, mis lõppemas. Kliinikus ootas ema küünaldes tuba, laud, voodi ja 2 sõbralikku medõde. Soovisime emaga veel veidi vestelda ja meid jäeti üksi. Veidi hiljem meile üllatuseks sisenes ruumi politsei, kes soovis veel küsida mõned küsimused, kontrollida dokumenti ja sel hetkel ei suutnud me õega nutmist lõpetada. Ema lohutas meid. Mis te ulute? Nii ilus poiss ju. Selline oli meie ema. Omas elemendis, selge peaga, naljatades lõpuni. Umbes 10 minutit enne ema lahkumist küsisime temalt, kas on veel midagi, mida me saaksime sinu jaoks teha. Ta vastas, soovin, et te aitaksite muuta Eesti seaduseid nii, et teised Eesti inimesed saaksid õiguse väärikalt surra oma kodumaal. Ja see on ka põhjus, miks ma siin täna teie ees seisan. Ja siis ta läks. Alain Deloni Can la Ville to Cinema taustal, tema lemmikartist Ivo Linna kõrval juba nooruspõlvest. Meie ema sai kõik, mida ta soovis. Tema 3 last hoidsid ta kätt lõpuni. Ta palus meil viia oma tuha oma sünnipäeval 25. novembril Alpide tippu, et ta saaks seal pilvepiiril mägede kohal lennelda igavesti. Imekombel paistis sel päeval päike ja meie hotellitoa ukse taga ootas meid kass. Kui ma oma ema lugu esimest korda avalikult rääkisin, siis võtsid minuga ühendust 10 ja 10 Eesti inimesed, kes kas ise või kelle lähedane pöördumatu haiguse käes närbumas oli, et küsida selle Šveitsi protsessi kohta. Umbes 6 aega tagasi kirjutas mulle naisterahvas, kelle ema terviseiga vihase vähi käes otsa sai ja ta rääkis, et nüüd on ka nendel see elu raskem reis selja taga ja nende ema suri Šveitsis 19. septembril. Nende jaoks sai kiirendavaks asjaoluks see, et juba mõni nädal hiljem poleks ema selle reisiga enam hakkama saanud. Ta ütles mulle, et kui selline teenus oleks Eestis kättesaadav, oleks neile vast vähemalt pool aastat emaga rohkem aega antud. Aga kõige raskem oli minu jaoks telefonikõne vanaproualt, kelle terviseiga Alsi käes otsa sai. See on haigus, mis võtab esmalt liikumise, lõpuks ka hingamise, jättes mõistuse sageli selgeks. Ta ütles mulle, et ma tahaks lahkuda nii, nagu sinu ema läks, aga ma ei räägi inglise keelt. Ja lapsed ei taha aidata. Ja nii ta hääbub oma kehas, vaikselt ja väsinult. Me mõõdame ühiskonna küpsust selle järgi, kuidas me kohtleme inimesi nende viimasel teel. Kui me anname õiguse väärikalt elada, me peaksime andma ka õiguse väärikalt lahkuda. Selge tahte, toimivate kaitsemehhanismide ja kaastundega. Meie ema aitas seadusi muuta juba oma eluajal. Ja ma arvan, et tal oli õigus arvates, et Eesti inimesed on valmis seaduse muudatuseks, mis annaks õiguse väärikalt lahkuda. Kui ma ema järele igatsen, siis ma vaatan pilvepiirile. Äkki on seal kass. Ja see tuletab ka meelde, et armastus ei ole kõigest kinni hoidmine, vaid ka luba minna. Kui me anname õiguse väärikalt elada, siis peaksime andma ka õiguse väärikalt lahkuda. Aitäh!